See on üllatuste auto. Täpsemini küll auto õnnelikule võitjale. Kingituse lehvid kenasti ümber ja masin vurab oma omaniku juurde Rakvere linna Kungla tänavale. 62-aastane Virve Sibold ei tea veel midagi. Tema arvab, et ajakirjanik tuleb tema kui kunagise põlise lasteaiakasvatajaga südamlikku intervjuud tegema. Tegelikult on asi aga hoopis muus. Renault, Megane, Grand Touri. See on teie. Palju? Aitäh, issand, ma ei oska mitte midagi öelda. Aga tuli istuge sisse, võib-olla siis on rahuliku. Ai, mul läks jalad nõrgaks praegu. Siis tuleb ka istuda. Ma istun kohe siia poole või? Virve Siboldil on endal ka juhilood kenasti olemas. Nüüd näed sa, saatus ise tahab, et saab uue rooli istuda. 4 aastat tagasi müüsin auto ära, siis kui jäin pensionile koju. Kui kaua juba proual load on olnud? 85. aastast. Issakene, ma terve aeg närveerisin, et teile helistad, et kas ma olen midagi halba teinud või milles asi on. Selle peale ma ei osanud isegi, mitte hetkeks ka ei osanud mõelda. Kui palju autosi on läbi käinud elust? 4-5. Kõik on kasutatud autod olnud, teate, mille praegu süda seisu. Aga õnn algas sellest, et Virve armastab maailma asjadega kursis olla ning tellib muud kui otsekorraldusega õhtulehte. Leht tuli tellida vähemalt 3 kuuks või otsekorraldusega ja võita sai endale Prantsuse auto. Issakene. Ma ei oska kohe, aitäh, aga ma ei oskagi muud sõna üldse öelda. See on lausa uskumatu. Lausa uskumatu. Kõik otsekorralduslepinguga tellijad osalesid muide sõiduauto loosimisel lausa 3 häälega. Nii et Virvel oli väike eelis ka. Kokku oli andmebaasis muide kampaania tingimustele vastavaid tellijaid 74 153. Nii et Virvel oli ikka õnne ka. Virve lapsi ei olnud õnnepäeval kodus, poeg õpib ja töötab Tallinnas. Virvel tuli oma õnne ja vedamisega ise kuidagi hakkama saada. Jumalukene, kas te nüüd mulle selle kuskile pargite ka? Ma ei oska, mul ei ole, ma ei julge praegu teda puutuda kammal, sest ma olen nii kaua sõitnud ja ma ei julge teda üldse puutudagi.